Mõned kuud tagasi toimus üks tore sündmus. Nimelt oli meedias igal pool pilte ja videosid näha, kuidas Ott Tänak mõnusasti ujumispükste väel nautis spa-mõnusid elamusspaas Mustamäel ja tuleb välja, et sellel spaal on ka üks väga vinge bowlinguklubi. Ja kuna ikkagi mees on majas, siis põhimõtteliselt anti ta ju lubadus, et Ott hakkab mängima kirglikult sellest hetkest bowlingut. Midagi teha ei ole, loodetavasti väga kauges tulevikus hakkab ju Ott endale uusi väljakutseid otsima, mis pakuks samasugust kirge, ohtu, pinget, ettevalmistust, keskendumist, nagu seda seni rallirajad pakuvad. Ja loomulikult on see bowling ja meil on suur rõõm olla Otiga koos täna tema esimesel ametlikul treeningul ja näha siis, kas mehel on potentsiaali sama palju nagu rooli taga. Ott, ole hea, viska oma esimene siis vise ja vaatame, kuidas sul läheb. Lihtsalt ära märkida. Praeguseks hetkeks me veel ei ole ühtegi trenni teinud, on ju? Räägid. Ära ütle. Ära jama! Oled sa bowlingut nagu palju mänginud elus? Ma olen käinud korra proovimas, et ette valmistada tänaseks päevaks ja ütleme nii, et poja käest sain ikka sisse, nii et. Sul tõesti siis selline väike soov või vähemalt väike lubadus endale antud, et õppida natukene paremini bowlingut mängima? No võimalusi täna on, selline äge koht on ehitatud, eks me oleme omajagu esiteks loomulikult investeerinud, aga teiseks ka vaeva näinud, et see koht siia luua ja täna siis treeneri kujul ilmselgelt Eesti üks parimaid bowlingumängijaid on, et loll oleks seda kogemust mitte ära kasutada. Kui sa oled siin bowlingurajal, eks ole, või siis sa oled valmis minema katsele. Kas sa näed mingisuguseid sarnasusi? Ma arvan, kui ma olen kiiruskatse stardis ja ma tean, et mul on vaja paar sekundit tagasi sõita, siis ma arvan, et mul on mingi visioon või nägemus, kuidas seda teha. Siin absoluutselt mitte. Nagu praegu need kurikad seal maha läksid, siis ega ma tegelikult ei tea, miks nad pikali kuhtud. Tervist! Eesti on järelikult on Eesti koondises, eks ole. Ja mis kõige tähtsam, siin on B nagu Butšakov. Nägid maailmameistri käsi nagu ei väriselt, 10-9. Kas see on midagi, mis teeb nagu treeneri elu lihtsamaks, et sa tead, et päris tutuluutu sul ei ole vastas? No ühe viske peale kokkuvõtvalt midagi arvata on raske. Küll aga ma nägin, et pall tõenäoliselt on natukene augud on võib-olla liiga suured. Ma ütlen ausalt, võib-olla ongi hea, kui näiteks Robi teeks esimese paar viset ette, eks ole, siis näeks Ott ka, et kuidas nagu võiks olla. Praegus kasutasid jõudu nagu liiga palju. No ma saamast olengi toorelt peale. Selles on õigus hea, kui sa saad tugevalt kergele esemele pihta, kui ta vales kohas asub, siis ei ole kasu sellest. No, lähme rahulikult. No, teine asi kohe. No! Palun. Ongi trenn on läbi. Aga miks sa teda treenid praegu? Tegelikult palli raskusel tegelikult nii suurt vahet ei ole. Tähtis on see, et pöidlaok oleks enam-vähem paras. Oota näita korra, kuidas hoiad. Aga siin ei ole juba reaalselt vigad. Keskmised sõrmed peavad. Jüri, ole hästi enda. Sa praegu otsid probleemi. Mul vale käsi, ma panin ka juba siin vasaku käega. Kusjuures on probleem. Ma kirjutan parema käega, aga kõik asju teen vasaku käega. Jalg löön vasaku käega, et see on nagu... Lööd vasaku käega? Tihti või? Kui siis varsti palju nokita, siis varsti me lööme vasaku käega. Natuke muudaks su viske asukohta. Käe peal on vaata keskmil on nooled. Et siis vaatan sinna? Just keskmist noolt on, et proovi sellest nagu üle visata. Et tegelikult kurikate vaatamine on nagu vale. Ei ole. Okei. Sa aidalik sellest. Mees teab, mis mees räägib. 2 lauset. Võin muidugi viske ette ka näidata. No aga näita selles mõttes ka, et me tegelikult isegi ei tea üldse, kas sa oled võimeline hästi viskama. Jaa. Okei. Nägi väga kummaline välja. Ei kummaline, midagi teistmoodi on. Ei oleks uskunud, et sa ära keerab seal lõpus. Me paneme raha vahele, me ei usu, et sa 2 järjest paned. Tahaks nagu... Proovime äkki vindiviset teiega. Vindiviset? Me oleme valmis põhimõtteliselt vindiviskaks enam. 2 sõrme sisse, pöialt ei pane ja hoiame siis palli peopesas ja vastu küünarvart. Pall sul rullib siit käest ära. Et siis see vint tuleb automaat sisse. Kui te tahate minu viset järgi teha see pöidlaga, seal on vaja nüüd kõvasti trenni teha. Aga kui sa annad väikse suuna randmega, siis see vint hakkab sinna poole pöörlema. Hästi, kuule, vint on olemas. Sa olid sama üllatunud kui meie. Väga üllatunud. See on kõige raskem, mis bowlingus saab olla. Hästi. Aga ja. Ta viskas lihtsalt otse. Vasaku käel seal peaks pall pöörlema niipidi, et sina viskasid nii-öelda tagurpidi, seda siis bowlingus kutsutakse seavindiks. Mul on isa ju seakasutaja 30 aastat olnud. Kuule, nüüd on õige. Otsa raks, kuule, aga see läks päris valus. Ja jälle. Aga päris valus oli see nüüd natuke. No nii. Ja.
Ossoroks. Miks vindipallid keeravad, siin on palli sees on tuum, mis tekitab siis sellist ebatasakaalukust, ehk siis on sümmeetrilise sisuga, asümmeetrilise sisuga. See on rehvi valik. Sa kohe tunned seda praegu? Väga hästi, väga hea. Kuule. Keeras ära, ma ütlen ausalt. Ranne valutab. Võrdlus rehvidega aitab sind, saad aru nagu paremini. Ma saan aru, aga mitte, et ma sellest nagu kasu saaks. Aru saadab. Opa! Tal on pind on nagu pehmem, ehk siis ta jätab suurema jala jälle rajale ja siis ta nagu annab andeks nii-öelda rajale rohkem. Andesta mulle nüüd. Nii, Ossoroks tuleb. Palju selline kuul maksab? Algajate sellised vindipallid on umbes 200 eurised ja nüüd sellised kõige kõrgema performance'iga on selline 300 eurised. Kas on mõni inimene, kelle peale sa vaatad ja ütled, et vot see mees, sellest meest saaks väga hea bowlingu mängija? Pigem, et miks see mees ei sobi näiteks? Bowlingu nagu võlu ongi see, et see tegelikult sobib absoluutselt kõigile. Et viskestiil on nii palju erinevaid. Muidugi, kui sul on mingi sportlik taust taga, siis kui on koordinatsioon, rütmitaju ja füüsiliselt tugevam, siis see annab nagu eelisega. Sellepärast mul ei tule välja. Ott on nagu teoorias vähemalt selline ideaalne eksemplar. Sporditaust on, tugevust on, koordinatsioon on ja muidu ka intelligentne poiss. Aga praktika millegi pärast räägib miskit muud. Ei. Tegelikult tasub ikka treeneri juures käia hästi. Ise ei oleks seda välja mõelnud just. Kui ralli ajal läheb kehvasti, siis kuidas sa selle mindseti nagu ümber sellest eksimusest nii-öelda nagu eksimused ära unustad, et järgmine sõit paremini välja tuleks? Eks see nagu iga sport, ma arvan, Gert võib ka kinnitada, aga väga palju on peas kinni muidugi. Et see on, kas see on positiivne energia või negatiivne energia. Muidugi positiivse pealt on alati palju lihtsam minna. Pinge või natuke vahest see negatiivne kuidagi käivitab kõvasti. See on nagu metsas loomadel, kui sul ikkagi selg on vastu seina, siis sa teed kõik, mis tuleb. Kui halb kaotaja sa oled juhul, kui peaks nii minema, et sa täna näiteks meist kolmest oled kehvim? Pahasti on. Väga pahasti on. Ma loodan, et mitte nii halvasti, et see mõjutab su järgmist ralli. No ma arvan, et selleks ajaks äkki läheb üle. Selles suhtes see nädal on kindlasti rikutud. Nii et kõik need 100 000 fännid praegu hakkavad meid sündistama juhul kui. See on viimane õhtusaade, ma arvan. Viimane õhtusaade. Nagu näha, et siis on raja peal animatsioonid ja selle mängu nimi on siis Boombots siin elamusbowlingus. Raja peale tekivad siis sellised roboti moodi asjakesed. Kui palliga sealt üle veeretad, saad lisapunkte. Kas tähendab seda, et ma siis ikkagi neid draakone või robotit tappes siis võin võita ilma, et ma kurikates oleks kõige parem? Teoorias küll, aga tähtsam on ikkagi kurikat kõik maha saada. Nii, Ott, oled sa välja mõelnud, mis juhtub siis, kui keegi peaks kaotama meist? Kuna me ikkagi täna tulime trenni ja Gert on siin meil kõvasti treeninud, siis esiteks me kõik viskame vinti. Okei. Auhindadega on nii, et kes võidab, saab tulla tasuta mängima. Aga kes kaotab, siis kuna Gert ütles, et füüsis on tähtis, siis tähendab, et füüsis on nõrk ja tuleb teha 10 kätekat. No nii, ma teen need 10 ära. Esimesena läheb rajale Robert Rool Paidest. Ossoroks, kohe nii vint oli hea, on ju? 6500 punkti sellise kuute robotit. Nii. See on päris hea. Oi. Ma sain ainult nii 9500. Nii vähe sain rohkem, ma viskasin 8 kurikat rohkem, sain ainult 3000 punkti. Nii. Keerab ära. Keeras ära. Ja praegu teisele kohale lähed sina. Ossoroks. Ja, aga sa said ainult 3 robotit. Ebaõnnestunult hästi. Tuleb välja, et robotid on siin ikkagi olulisemad kui kurikad. Kuule. Täitsa tuksus. Ai, see on hea vise. Ai! Kas see esimese 3 katse parim on see sama, kes on ka lõpus parim? Ma ei saanud küsimust aru. Ma keskendun praegu võistlusele. Laske mul jätkata. Oi, teravalt. No nii, siin on näha, et enesekindlus on saavutatud. Kuidas 3. katse läks? Very good. Third throw was very special for me and all the things fell down and now I have to concentrate for the next 2 stages and after that I think the job will be done and I will be crowned champion. Thank you, Juri. Valus. Nii, Ott, no praegu tundub, et viimane 3. katse ei läinud nii, nagu lootsid. Arvad, jah? Ma arvan ka. Okei, aga ühesõnaga midagi teha ei ole. Mitte üldse heas füüsilises vormis
saate vastu mängides oled sa praegu viimasel 3. kohal, et kas see on selline positsioon, kus sa lootsid, et sa täna olema ei pea? Ma arvan, sa oled päris julge mees küsimusi küsima, aga vaatame, 2 katset on veel minna. Ma ütlen ausalt, ma olen palju vaadanud, kuidas Ott rallit sõidab. No ikka võimalikult serva peal. Teen praegu sama. Serva peal? Sa ikka rippus üle juba, mõtleksin. Sa said 2 robotit! Selle katse lõpus intervjuud ei saa. Ampadi! Ai, läkski metsa! Kuule, aga said robotid ikkagi, jah? What can I say? You know, I feel that the pressure is right now watching, the pressure is watching Ott. He has to make a really good throw. Really good throw at the last stage. Yeah. If not for the win, then not for the loss, you know. Läks robot! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ei ole mees praegu, varem ütlen. Et sa maailmameistri alistad. Praegu nad muidugi alandavad, ütleme nii. Me ei alandu, miks me alandame? Hakkame sulle ka. On jah? Aitäh, väga armas. Ott, ma arvan, et see, mis sa siin keskuses oled teinud oma kamraadidega, on väga tore. Sellist bowlingut pole varem mänginud ja ma kindlasti soovitan inimestel tulla, siis see vahva ja samas need on lasteosa ja spaosa ka. Mina olen kõige õnnelikum snäkivaagni osas ja siin posti taga on lahti see õllekraan. Ja kuna Ott nüüd teeb järgmine korra mulle välja, mul on hästi palju sõpru, kes tahavad tulla. Ma olen tegelikult väga tänulik, et sa kutsusid. Ma olen terve elu tahtnud katsetada just nimelt seda vindiviset, mis filmides ja profid teevad kogu aeg, et kuidas see käib. Ja tuleb välja, et ma pean tunnistama, et sellega isegi, ma arvan, natuke vaevana on lihtsam lõpuks neid kurikaid maha saada. Okei, mind me täna ei pannud mängima, aga isegi teiesugused pannakse bowlingut mängima. Ma arvan, et sellega võibki lõpetada. Igal juhul tulge kohale, Elamus Bowling and Pubi on selle koha nimi siin, aga Elamus Bowling ootab teid ja tulge mängige ja siin on tõesti nii, et tegelikult mul on selline tunne, et koos väikestega saab ka tulla, et isegi kui sa saad rohkem kurikatele pihta, siis tegelikult need robotid näiteks, aga siin on mänge on teisigi, aitavad lastel ka mängus püsida, nii et väga põnev. Ma panen lõpu ka.